Tere päevast! Võtame siis täna jutuks muudatused, mis kehtivad juba 9. päeva ehk siis 1. märtsist on mõningad muudatused töötervishoiu ja tööohutuse seaduses ja ka mõningates määrustes, mis selle seaduse alusel on vastu võetud. Ja teemad, millest täna juttu tuleb, esmalt töötervishoiu ja tööohutuse seaduse kohaldusalast ehk seda on veidi muudetud, lühidalt öeldes veidi laiendatud. Siis räägime olukorras, kus ühel töökohal töötavad mitme tööandja või tööandja ja teenusepakkuja koos. Räägime veidi töökeskkonna volinikest, siis kuvariga töötamise määruse muutusest, mis puudutab ennekõike silmade kontrolli ning Piret räägib riskianalüüsist ja töötajate juhendamisest ja ohutusjuhenditest. Et see oleks selline lühike temaatika, millest juttu tuleb. Ja enne kui minna nende teemade juurde, ma räägin ära ka, mis siis üldse muutus lisaks seadusele. Ehk muutus tegelikult 5 määrust, mis on töötervishoiu ja tööohutuse seaduse alusel kehtestatud. Kuvariga töötamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded. Sealne muudatus puudutas ennekõike tervisekontrolli. Siis muudatused, mis on seotud teenusosutajatega, on viidud sisse ehituse määrusesse, töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses ja samamoodi tööõnnetuste uurimise määrusesse. Ja muudetud on veel 2 määrust, üks, mis puudutab plahvatusohtlikke keskkondi ja teine, mis puudutab ohtlike kemikaalide kasutamist. Aga nendes 2 on need muudatused sellise puhttehnilised ehk viited riskianalüüsi paragrahvide või riskianalüüsi koostamise vormil. Need sellist sisulist tähtsust ei oma. Ja nüüd siis töötervishoiu ja tööohutuse seaduse kohaldusala. Kellele seadus kohaldub? Kui ennem oli juttu füüsilisest isikust, et need, mis on töölepinguga töötajad, juhatuse liikmed, õpilane, üliõpilane, õppepraktika, need kõik jäävad samaks, ainult oli füüsilisest isikust ettevõtja punkt. Ja füüsilisest isikust ettevõtja asemel on nüüd teenusosutaja. Et teenusosutamise lepingust on jutt. Millised on teenusosutamise lepingud? On kirjas võlaõigusseaduses. Ja kui me räägime töökeskkonnas, siis üldlevinumad, mis on käsundusleping, töövõtuleping, ehk nende alusel näeme küllaltki palju inimesi, kes töökeskkonnas on ja tööd teevad, aga tõin siia välja ühe sellise näite nagu maaklerileping. Et ka selline olukord võib olla näiteks kas ehitusplatsil, kus on mingi uus elamu valmimas, ja lisaks ehitajatele tuleb sinna juurde ka nüüd üks maakler, kes otsib enda kliendile uut korterit. Ehk tegelikult see maakleri leping on hoopis 3. osapoolega ehk korteri otsijaga, aga töötervishoiu ja tööohutuse seadus rakendub ka sellele inimesele, sellele maaklerile, kes on seal ehitusplatsil. Ehitusettevõtja peab arvestama ka temaga. Ja need piirangud, millal töötervishoiu ja tööohutuse seadus teenusepakkujale rakendub, on suhteliselt analoogilised sellele, mis oli ka varasemas versioonis ja puudutas füüsilisest isikust ettevõtja. Et seadus ei rakendu täismahus teenusosutajatele, aga need olukorrad on enam-vähem samad. Ehk kui nad töötavad samal töökohal teise tööandja töötajatega või mitu teenusosutajat töötavad samal töökohal. Ja kohustusest, siis mida nüüd teenusosutaja peab jälgima, et ta peab ise tagama temale kuuluvate töövahendite, isikukaitsevahendite ja muude seadmete korrasoleku ja nõuete kohase kasutamise. Põhimõtteliselt sama nõue, mis ennem oli FIE-del, on nüüd teenusosutajatel ja ka see teavitamise teema.
kui töötatakse koos teise tööandja töötajatega või teiste teenusosutajatega, siis tuleb teavitada nendest ohtudest, mis seal töökohal võivad olla. Ja rääkida ka nendest, teenusosutaja peab rääkima nendest ohtudest, mida tema töö võib kaasa tuua. Muudatused on ka nüüd seotud olukorraga, kus on mitme tööandja töötamine samal töökohal, et ennem oli üks selline kena väljend nagu ühistegevus. Uues versioonis töötervishoiu ja tööohutuse seaduses enam sellist mõistet ei ole. Küll on nüüd jutt sellest, et töökohal töötavad kahe tööandja töötajad, siis tööandjad peavad kooskõlastama oma tegevuse ohtlike olukordade vältimiseks. Ja kui ennem oli see määratlus, et kui ettevõttes, kui töökohal oli üks tööandja, kes korraldas töid, siis tema vastutas ühistegevuse ees, nüüd seda mõistet enam ei ole, nüüd on kooskõlastus. Vaata, see on mikrofon. Et siis nad pidid oli selline ühistegevuse korraldaja, nüüd seda enam ei ole, et näiteks selline olukord, kus väga paljudes ettevõtetesse tuuakse seda Saku Lätte vett. Ehk kui ennem oli niimoodi, et Saku Lätte esindaja liikus selle ettevõtte töökeskkonnast, siis selle puhul oli suhteliselt selge, et kohalik ettevõte korraldab töid ehk ta annab teada sellele veetoojale, kus sa võid liikuda, kuhu sa selle vee pead viima. Et nagu see ühistegevus oli tema vastutada, praegu me räägime nüüd kooskõlastamisest, et ta võib olla natukene keerulisem, aga samas on loota, et ega ei hakata ka nüüd mõtlema sedamoodi, et see on nüüd selle veetooja probleem, kui ta leiab ise tee ja mis ei ole libe, mis on valge ja nii edasi. Ja kas siis sõlmitakse kokkulepe või on öeldud ka see, et määratakse tööd korraldav isik, kes neid kohustusi täidab. Selle tööd korraldava isiku puhul on nüüd nii, et see võib olla nii juriidiline isik ehk kumb ettevõtetest, äriühingutest, kui võib olla ka füüsiline isik. Et õige tihti on ikkagi nii, et kui me näiteks räägime ehitusplatsist ja seal on tööl füüsilisest isikust ettevõtja või teenusepakkuja, ükskõik kumb ta on. Muide selle füüsilisest isikust ettevõtja kohta ka veel, et praegu ei ole enam seaduses kirjas sellist määratlust nagu füüsilisest isikust ettevõtja. Ma mõtlesin praegu töötervishoiu ja tööohutuse seadust. Et me räägime tegelikult sellest, mis lepingu alusel inimene töötab. Ja ilmselt ka enamus nendest füüsilisest isikust ettevõtjatest töötavad tegelikult teenuse osutamise lepingu alusel. Ja seetõttu see seadus laieneb endist viisi ka füüsilisest isikust ettevõtjatele, ehkki mitte seetõttu, et ta on FIE, vaid seetõttu, et ta töötab teenuse osutamise lepingu alusel. Ja kui nüüd need teenusosutajad töötavad näiteks seal ehitusplatsil, nüüd jooksis mõte kuskil kokku. Tähendab, kui nad töötavad ehitusplatsil, siis üldjuhul ei ole ju niimoodi, et ehitusettevõte korraldab selle konkreetse teenusepakkuja tööd. Ehitusettevõttes on ikkagi määratud keegi, kas ta siis on nüüd selle objekti juht, mingite tööde juht, kes seda tööd seal korraldab. Ehk tavapäraselt ikkagi teenuse osutamise lepingu alusel töötaval inimesele on määratud konkreetne füüsiline isik, kellega tema suhtleb, kes tema töid nii-öelda korraldab, näitab ära, kust teha, lõpuks võtab selle töö vastu. Et need variandid on mõlemad, see töid korraldab isik võib olla nii füüsiline kui juriidiline isik. Nendest ohtudest
ja samamoodi nüüd esmaabi ja päästetööde korraldusest teavitamine. Et selle kohta ei ole selliseid vorminõudeid, ehk see on nüüd tegelikult teavituskohustus, aga ei ole kuskil kirjas, et see peab olema kirjalikult. Oluline on see, et info liigub, me teame, millised ohud meil töökeskkonnas on ja liigub paikselt ettevõttel, kus teenusosutajad seda teenust osutab, kui ka teenusosutajalt paiksele ettevõttele, ka tema töö võib kaasa tuua mingisuguseid ohtusid. Ja kui suures mahus nüüd seda teavitust teha, see sõltub ju väga palju sellest, milliseid ülesandeid seal täidetakse. Et üks selline elementaarsemaid on näiteks, et me räägime esmaabi ja päästetööde korraldusest, aga siin lähtuda sellest, et kui nüüd näiteks see teenuse osutamise lepinguga inimene, kes seal ettevõttes on, äkki võib isegi sellise paralleeli siin tuua, et teenuse osutamise lepinguga on ettevõttes inimene, kellel te tellisite riskanalüüsi koostamise. Ja kui te nüüd olete selle töö korraldanud niimoodi, et see teenusepakkuja on kogu aeg koos teie ettevõtte esindajaga, siis ka see esmaabi ja ohuolukorras tegutsemine või päästetööde korralduse teema ei ole nii oluline põhjalikult ära rääkida, sest te teate, et teie inimene on kogu aeg selle võõra inimesega koos. Kui mingi probleem on, siis nad saavad seal koos tegutseda. Kindlasti näiteks tuleb see esmaabi ja päästetööde teema rääkida lahti, kui tuleb keegi teenuse osutaja, kes tegeleb seadmete hoolduse remondiga, ta toimetab seal oma pead ja kui temaga nüüd juhtub õnnetus või ta kuuleb mingisugust häirekella signaali, et ta sel juhul teab, kust abi saada, kuhu poole tuleb joosta. Et neid olukordi tuleb selles mõttes nagu eraldi hinnata, mis tegelikult, mis töö see on, millised ohud see tegelikult on. Ja siin on toodud ka välja näiteks see, et kui teenusosutaja viib ülikoolist läbi loengut, tema tegevus on see, et ta kõnnib mingi koridori mööda kuhugi auditooriumisse, teab seal oma loengu ja läheb ära, siis ei ole ju tegemist sellise kõrge riskiga tööga, et nüüd ma ei tea, mis ohutusnõudeid talle rääkida. Et siin on ikkagi jällegi see, et lähtume sellest talupoja tarkusest, et mis on tegelikult see, mis võib teisele poolele ohtu põhjustada ja sellest tuleb ka teist poolt teavitada. Teenusosutajaga seoses siis need paar määrust, mis muudeti, ehituse määrusest muudeti nii palju, kui ennem oli jutt füüsilisest isikust ehk ühisehitusplatsi mõiste juures toodi sisse teenusosutaja mõiste ja siis ka see, et teenusosutajad peavad järgima selle määruse teises peatükis olevaid nõudeid. Siis natukene põhjalikumad muudatused on teenusosutajaga seoses tööõnnetusega. Tööõnnetuse kutsehaigustumiste uurimise korras on tehtud muudatused. Ja mõte on nüüd selles, et kui õnnetus toimub teenusosutajaga olukorras, kus ta töötab töökohal koos ühe või mitme tööandja töötajatega, siis peab tegema tööõnnetusega seotud toiminguid kas tööd korraldav isik või tema puudumise korral tööandja. Et kui me rääkisime sellest tööd korraldavast isikust, kui see oli määratud nüüd keegi, kas füüsiline või juriidiline, ja kui seda ei ole, siis tööandja, kelle juures see õnnetus toimus. Et jah, mis võib tunduda natukene nagu selline võõrasta või harjumatu, see sama maakleri näide ehitusplatsil, et kui selle maakleriga, kellel ei ole selle ehitusettevõtjaga mitte mingit lepingulist suhet, juhtub selle ehitusplatsil õnnetus, siis ta peab ka seda õnnetust uurima. Ja õnnetusest teavitamine põhimõtteliselt samamoodi, et arst teatab
nii nagu ennem teatas füüsiliselt isikust ettevõtjaga toimunud õnnetusest, teatab ka teenusosutajaga toimunud õnnetusest Tööinspektsioonile ja Tööinspektsioon teavitab siis kas tööd korraldavat isikut või tema puudumisel tööandjat. Ja tööõnnetuste uurimise määruse lisa number 3, selles on nüüd eraldi vorm, mis on teenuse osutamise lepingu. Ma vaatan praegu, mul on siin esitluses millegipärast jäänud füüsilise isikuga toimunud tööõnnetuse raport. Tegelikult on nüüd teenuse osutamise lepinguga alusel toimunud tööõnnetuse raport. Et siin on viga sees, vabandust. See vorm muudeti ära. Nii palju siis sellest teenusosutajatest ja ühistegevuste kohta. Räägime nüüd siis volinikest. Volinike puhul puudutab muudatus nende volituste kehtivuse aega. Kui ennem oli kirjas, et valitud voliniku volitused kehtivad kuni 4 aastat, ehk siis valimistel määrati kindlaks, kui pikaks ajaks me valitud volinikule volitused anname. Üldjuhul seda tehti küll maksimaalselt 4 aastaks, aga teoreetiliselt võis olla ka see aeg lühem. Siis nüüd on öeldud, et volituste kehtivusaja otsustab töötajate koosolek. Et enam seda 4 aasta piiri ei ole, võib põhimõtteliselt anda volituse nii-öelda määramata ajaks, nii kaua kuni see inimene teie ettevõttes tööl on, võib ta volinik olla. Sest õige paljudes ettevõtetes ikka juhtus ka seda, et iga 4 aasta tagant korraldati koosolek ja valiti sama inimene edasi volinikuks. Töötajad olid rahul, et see inimene nende esindaja on. Ja ta jäi edasi, et nüüd siis tegelikult sellises olukorras uut koosolekut vaja korraldada ei ole, et saabki määrata juba selle valimise koosolekul, et see aeg on määramata. Küll on nüüd see, et kui nüüd see töötaja ise leiab, kes volinikuks valiti, et näiteks pärast 7 aastat, enam ei taha, enam ei jaksa, loomulikult tal on siis võimalik ka tagasi astuda. Et siin ei ole küll seaduses otseseid selliseid juhiseid, siis käituda, aga me oleme siis ka arvamusel, et ega töötaja vägisi ei pea ka voliniku ametis olema, sest ega vägisi ametis olev volinik eriti mitte midagi juurde töökeskkonna parandamisele ei anna. Pigem ikkagi oleks õige, et seal on inimene, kes seda asja huviga teeb, mitte nii, et mul on tiitel, aga miks ma seda tegema peaks. Ja paar asja nüüd veel järgmise slaidi pealt, et mis ei ole küll seaduse muudatusega, vaid pigem meie praeguse olukorraga, selle koroona ajaga volinike valimised, sest need volinikud, kes ju varem valiti, neid on ikkagi kõik oma kindlaks tähtajaks valitud ja nende tähtajad ükskord saavad täis. Ja nüüd on siis teema, et kuidas me saame praeguses olukorras valida uusi volinikke. Kui me ei saa teha selliseid töötajate üldkoosolekuid, koguneda ühte ruumi, nii nagu me tavaliselt olime valimistega harjunud. Et võimalikud on muud variandid, kuidas seda võimalik rakendada. Üks variant on näiteks see, et korraldada valimised elektrooniliselt. Näiteks IT-firmad ütlevad, et nende jaoks on see elementaarne, kõik kasutavad arvuteid, tegelikult mis tahes sellise kontoritööd tegevad ettevõtted. Aga antakse siis teada töötajatele, et meil on voliniku valimised kavas, antakse aeg kandidaatide esitamises, kui kandidaadid on esitatud, siis antakse aeg oma eelistustest teada andmiseks ehk hääletamiseks ja siis tehakse kokkuvõte. Ja teoreetiliselt on võimalik ka näiteks see, kui ei ole kõik arvutikasutajad, siis anda töötajale teada sama asi, et voliniku valimised on tulemas, antakse võimalus kandidaati esitada, kas siis kuhugi mingi kirja saatmisega, pabersedeli mingisse kasti panekuga, mis iganes. Ja siis võib olla ka see, et hääletustulemused
leitakse pärast valimiskastist ehk töötajad panevad oma eelistused sinna kasti ja tehakse siis see kokkuvõte. Neid variante on, et mingi sellist konkreetset juhist peab olema nii või teisiti. Mis konkreetselt peaks olema, on just nimelt see, et kõik töötajad oleks hõlmatud. Nad teavad, et valimised on tulemas, nad saavad selles osaleda ja saavad ka hääletada. Et see oleks kõige olulisem jälgida, et need tingimused oleks täidetud. Ja nüüd siis kuvariga töötamine. Viimane teema, millest ma räägin. See on nüüd muudatus, mis tekitas siin päris palju poleemikat ka meedias aasta alul, et mis nüüd kõik juhtuma hakkab. Tegelikult need muudatused ei ole väga suured ja nad on sellised, mis üldjoontes ongi sellised mõistlikud, et mida ka varem taheti teha. Aga siis oli see eelmine määrus ees, nõudis kindlasti töötervishoiuarsti juurde saatmist. Nüüd on siis võimalus minna otse optometristi või silmaarsti juurde. Ehk siin slaidil te näete punane läbikriipsutatud tekst, et kadus ära see nõue, et need nägemishäired peavad olema tekkinud kuvariga töötamisel. Seda enam ei ole, sest siin oli ka meditsiini poole esindajate seisukoht, et tegelikult ei ole võimalik selgeks teha, mis tõttu nägemishäired on tekkinud. Kas on kuvariga töötamises, kas need on ealised eripärad või on see nüüd hoopis mingi tervisest tulenevad probleemid. Ükskõik, millest tekkinud nägemishäired lähevad arvesse. Ja erisus on see, et kui enne oli õigus ka enne seda järgmist perioodilist tähtaega, kui töötervishoiuarst oli määranud järgmise tervisekontrolli näiteks 3 aasta pärast, siis kui töötaja leidis, et tal on nägemisega probleeme, tal oli õigus minna arsti juurde, aga ta pidi minema kõigepealt töötervishoiuarsti juurde ja kui tegemist oli ainult nägemisega probleemidega, siis töötervishoiuarst üldjuhul saatis ta silmaarsti või optometristi juurde. Et nüüd seal töötervishoiuarsti kaudu käimist ei ole vaja, võib saata otse optometristi või silmaarsti juurde, aga siin tuleb tähele panna seda, et see on nüüd ikkagi ainult selline nii-öelda erakorraline või enne töötervishoiuarsti poolt antud tähtaega vahepealne kontroll. Ja kui see tähtaeg tuleb minna ikkagi töötervishoiuarsti juurde, sest kuvariga töötaja tervisekontroll koosneb 2 osast. Üks on silmade ja nägemise kontroll, teine on luu- ja lihaskonna kontroll. Et me ei saa minna seda teed, me hakkamegi kuvariga töötajad saatma ainult silmaarsti. Ja kui nüüd töötaja tuleb sealt silmaarsti juurest või optometristi juurest tagasi ja tal on otsus, et tal on vaja kuvariga töötamiseks prille, siis on töötajal kohustus neid prille hüvitada. Hüvitamise kord rahalises mõistes on samasugune. Probleeme tekitas siin see, et tegelikult on ju praegu nii, et töötajal on teoreetiliselt kas või võimalik iga 2-3 kuu tagant rääkida, mul on nägemishäired, tuleb jälle silmaarsti juurde, äkki tahab uusi prille. Taustainfo on see, et näed, sai endale mingid uued riided, nüüd on samas toonis prilliraame vaja. Ilmselt niisuguseks elu ikkagi ei lähe, et need on pigem sellised ettevõtte sisesed regulatsioonid, et kuidas hüvitamine käib lisaks summale ka mingi ajaline. Aga kui nüüd reaalselt on nii, et prillid on töö tegemise käigus viga saanud, selline nii-öelda normaalne kulumine, siis jah, hüvitatakse. Aga kui töötaja võtab nõukse, paneb küüneviili või mis tahes viili ja prillid ühte taskusse, pärast näitab tööandjale, et prilliklaasid on ära kriimustatud, mul on uusi prille vaja, maksa kinni. See pole see olukord. Et seda määrus täpsemalt ei reguleeri, aga ma loodan, et sellega väga palju selliseid segadusi ja eriarvamusi ei tule. See on minu poolt kõik. Nüüd jätkab Piret riskianalüüsi teema. Tere päevast!
Mina olen Piret Oljula, ka töökeskkonna konsultant ja mina siis räägin riskide hindamisest ja juhendamisest. Vaatasin, et ma tahtsin teile videot jagada, aga vist ei jagu. Riskide hindamine. Hea on see, et mõlemas osas, nii selles riskide hindamises kui ka siis ohutusjuhendite ja juhendamise teemal midagi väga suurt ja olulist ei muutunud. Et töötervishoiu ja tööohutuse seadus võeti vastu 1999. aastal, siis tekkis sinna kohustus riske hinnata ja kuni siis veebruari lõpuni pidi tööandja korraldama töökeskkonna riskianalüüsi. Need kohustused olid sätestatud töötervishoiu ja tööohutuse seaduse paragrahv 13 lõikes 1 punktid 3, 4 ja 5. Ehk et siis tööandja peab korraldama riskianalüüsi, selgitama ohutegurid välja, mõõtma parameetrid ja säilitama siis riskianalüüsi tulemusi 55 aastat, olles need eelnevalt siis kirjalikult vormistanud. Ja järgmise lõikena siis toodud välja kohustus koostada tegevuskava kirjalikult ja tööandja kohustus siis ka lõikes 5 toodud korraldama uue, siin on sõnastus uue töökeskkonna riskianalüüsi, kui siis töötingimused on muutunud, töövahendeid, tehnoloogiat on uuendatud. Need olukorrad olid siis seaduses välja toodud. Nüüd, kui me võtame järgmise slaidi, siis seal on kirjas see, mis on siis töötervishoiu ja tööohutuse seaduses kirjas alates 1. märtsist 2021 kehtivusega ja paragrahv 13 lõikes 1 on siis toodud väga lakooniliselt välja, et tööandja on kohustatud korraldama töökeskkonna riskianalüüsi. Ja sealt edasi seda kohustust täiendab siis töötervishoiu ja tööohutuse seaduse paragrahv 13 ülamärkega 4, mis siis räägib sellest, et tööandja peab siis korraldama riskianalüüsi, mille käigus siis selgitab välja töökeskkonna ohutegurid, mõõdab. See on seesama jutt, mis oli ka eelmises versioonis. Nüüd on toodud siin selgelt välja see, et riskianalüüs sisaldub tegevuskava ehk et tegevuskava töökeskkonna parendamiseks ei ole midagi eraldiseisvat, vaid see on riskianalüüsi oluline osa. Põhjus selles, et ega see riskianalüüs iseenesest töökeskkonda ju ei paranda. Need tegevused, mis töökeskkonda parandavad, need nähakse ette tegevuskavas. Ja see tegevuskava mõiste ja tegevused on samad ehk et planeerida kõikidel juhtimistasanditel, määrata ajakava, määrata vastutajad ja siis ka see, et tööandja selleks, et need tegevuskavas toodud tegevused ellu viia, peab siis eraldama vajalikud vahendid. Ja see viimane või see järgmine punkt, et riskianalüüsis tuleb arvestada töötaja ealise, soolise ja tervisest tulenevaid iseärasusi, sealhulgas siis eririske rasedatele ja rinnaga toitvatele töötajatele, samuti alaealistele ja puudega töötajatele ja töökohtade töövahendi kasutamise ja töökorraldusega seotud riske. See on sama, mis oli eelmises versioonis. Nüüd, kui siit edasi minna, siis muudetud on natukene sõnastus selles osas, kui ma eelnevalt ütlesin, et tööandja peab läbi viima uue riskianalüüsi, siis praeguses versioonis on see, et tööandja uuendab riskianalüüsi. Ja tegelikkuses ega sisulist vahet ei ole, sest ka siiamaani, kui midagi oli vaja riskianalüüsis muuta, siis uuendati tegelikult seda kohta, mida oli vaja uuendada. Kui näiteks nüüd meie see tänane koroona-olukord oli vaja uuendada riskianalüüsi, siis enamasti uuendati riskianalüüsi bioloogiliste ohutegurite osa ehk et ei tehtud mitte kogu uut riskianalüüsi. Ja muud, mis on veel muutus kui töötingimused või töökeskkond ja siin on üks sõna, oluline sõna juures ja see oluline sõna on oluliselt muutunud. Et kui kabinetis värvitakse seinad üle, siis töökeskkond justkui muutub, aga kas see on nüüd nii oluline muutus, et riskianalüüsi uuendada? Enamasti siiski ilmselt mitte. Ja mis on nüüd täiesti uuena sisse toodud, on see alumine poldiks tehtud rida, kui tööinspektor on järelevalve käigus tuvastanud, et riskianalüüsis ei ole piisavalt töökeskkonnas esinevaid riske hinnatud, ei ole mõõdetud ohutegurid parameetrid või ei ole ette nähtud abinõusid ohtude maandamiseks,
ehk et siis ei ole koostatud tegevuskava, mis siis praegusel hetkel on selle riskianalüüsi osa. Miks see punkt sisse on toodud? See punkt on sisse toodud sellel põhjusel, et tegelikult suur osa riskianalüüsidest, mida siis me järelevalve või konsulteerimiste käigus näeme või ka tööõnnetuste ja kutsehaigestumiste uurimise käigus, on sellised, mis vajaksid muutmist, täiendamist, parandamist, kas siis väiksemal või suuremal määral. Ja siin siis antud tööinspektorile õigus siis seda riskianalüüsi uuendamist tööandjale ette ka kirjutada. Nüüd, mis on veel muutunud järgmisel slaidil, räägime jätkuvalt sellest samast paragrahvist 13/4. Selgelt välja kirjutatud tööandja kohustus teavitada töötajaid ja nende esindajaid riskianalüüsis. See kohustus ei ole uuena. Seesama kohustus on ära toodud ka juhendamiste paragrahvis, et töötajaid tuleb teavitada töökeskkonna riskianalüüsi tulemustest. Erisus on see, et kui eelnevalt pidi töökeskkonna riskianalüüs olema koostatud kirjalikult, siis täna võib ta olla koostatud kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis, et ta võib olla kirjalik. Ja mis on siis nüüd selline võib-olla kõige suurem erinevus kogu nende kahe teema jooksul on see, et tööandjal tekib kohustus edastada riskianalüüs Tööinspektsioonile või siis ta võib selle koostada töökeskkonna andmekogus. Sellest töökeskkonna andmekogust ma kohe varsti räägin sellise väga kiire ülevaate, mida see tähendab. Ja riskianalüüsist mis tuleb säilitada ka töökeskkonna andmekogus. Ja siin on üks välja arvatud. Kui tööandjal puudub kohustus riskianalüüsi andmekogusse lisada, selleks erandiks on julgeolekuasutused, see puudutab 2 asutust Eestis, ehk et sisuliselt kõik peavad ikkagi esitama need 2, kes ei pea, Kaitsepolitseiamet ja Välisluureamet, ülejäänud teistele kõikidele see kohustus laieneb. Ja kui need töökeskkonna riskianalüüsid, mis on siis enne andmekogusse laadimist koostatud, tuleb siis ikkagi säilitada 55 aastat. Ja siit edasi võimegi minna siis selle riskianalüüsi töövahendiga, ehk et ma mõne sõnaga räägin, mis see siis on. Selle analoog on kasutusel Iirimaal BeSmart.ie, aga me oleme seda olulisel määral muutnud. Ja see, kuigi see riskianalüüsi kohustus on 22 aastat juba olemas, siis tegelikult on, eriti kui me mõtleme alustavatele ettevõtetele, kui me mõtleme väiksematele keskmistele ettevõtetele, on nad selle riskianalüüsi koostamisega natukene hädas. Ja selleks, et aidata nendel see riskianalüüs läbi viia, siis ongi loodud see töövahend. Jätkuvalt jääb tööandjale võimalus koostada riskianalüüs kas siis andmebaasis, mis tal on endal olemas, koostada teda Excelis, Wordis, mis iganes moel, siis ta peab lihtsalt ta laadima üles infosüsteemi. Teisel juhul koostatakse see juba infosüsteemis ja sinna ta siis jääb. Ja edasi minnes, mis see riskianalüüsi töövahend siis täpsemalt on? See töövahend koosneb erinevatest ohtudest, mida siis on ühed ohud, mida kuvatakse kõikidele tegevusaladele, mis on siis sellised, mis esinevad valdavates enamustes ettevõtetesse, liikumisteed ühest kohast teise ikka liigutakse, elektrioht on valdavates enamustes töökohtades, keegi ikkagi kuvariga ettevõttes töötab ja lisaks nendele üldistele ohtudele siis on igale tegevusalale lisatud sellele tegevusalale omased ohud. Näiteks kulleril on lisaks kaubikule koorma laadimine, raskuste käsitsi teisaldamine, käsikahvelkära kasutamine. Kui me võtame näiteks lasteaia, neid kohustuslikke ohte on seal kuskil 30 ringis ja kui me võtame nüüd sellise keskmise lasteaia, siis nendele tuleb neid ohte kokku umbes 60 koos siis kohustuslikud ja siis tegevusalale omased.
Ja mis on selle töövahendi erisus näiteks tööpikuga, kus tööpikusse sai sisestada need andmed, mida tööandja siis ise teadis, siis teisi puhul on see, et see töövahend pakub võimalikke lahendusi, kuidas neid ohtusid maandada. Nendele küsimustele saab siis vastata ei või jaa, ehk et kas see abinõu siis on juba kasutusel või see ei ole kasutusel. Ja ei vastustest siis hilisemalt saab genereerida tegevuskava töökeskkonna parendamiseks. Ja kui me läheme edasi, siis me vaatame ühe ohu hindamise näidist. See on meie tööfailist Excelist võetud. See asi hakkab välja nägema oluliselt ilusam. Praegu ma võtsin lihtsalt siia teksti, et te saaksite aimu, kuidas see süsteem on üles ehitatud. Ja on siis ohu nimetus, valgustus, mis kehtib, ma tahaks öelda absoluutselt kõikidele töötajatele. Siis on see kirjeldatud ära, mis see oht võib põhjustada. Ehk et ebapiisav valgustus võib siis põhjustada nägemise halvenemist, aga ka tööõnnetusi, näiteks kukkumise tõttu siis. Ja siis on see küsimus, et kas töökeskkonnas võib selline olukord esineda, kas võib esineda ebapiisavalt valgustatud kohti. Näiteks ka see, et kas töökeskkonnas kasutatakse käsikahvelkäe. Sellele tööandja saab siis vastata, jah, kasutame, siis ta saab need abinõu küsimused, kui ta vastab ei, siis see oht sinna jääb, sest tal ei ole vaja sellega tegeleda. Ja küsimused siis läbi mõeldud või oleme püüdnud läbi mõelda kõik olulised küsimused, mis siis antud juhul näiteks valgustust puudutavad ja kus siin siis töötamiskohad on piisavalt valgustatud, järgmises lahtris on sõna piisavalt ja siis on piisavuse kohta selgitus, et see hakkab toimima selliselt hõljuvate tekstidega, et see piisavalt on tekstis näha teise värviga. Kui minna sinna kursoriga peale, siis tuleb see selgitus nähtavale. Et see on selline hästi kiire ülevaade sellest, milline see tööelu infosüsteemi riskianalüüsi moodul välja hakkab nägema. Aga kui see kevadel saab kasutatavaks, siis me kindlasti teeme selle kohta juhendid, me teeme teavitused, meil on olemas kasutaja tugi, et ma loodan, et te siis hakkate seda kasutama. Nii palju siis riskianalüüsist, läheme edasi juhendamisega. Juhendamise osas, kui ma ütlesin, et riskianalüüsis suurt palju ei muutunud, siis juhendamise osas tegelikult muutus veel vähem. Mis on erisus, on see, et juhendite koostamisse on sisse toodud töökeskkonna riskianalüüs. Kui eelnevalt oli see, et tööandja oli kohustatud koostama ohutusjuhendi tehtava töö ja kasutatava töövahendi kohta, siis täna peab ta koostama ohutusjuhendi töökeskkonna riskianalüüsi alusel. Ja mida siis sellega on mõeldud, räägime sellest natukene täpsemalt edasi minnes, et kuidas seda ohutusjuhendi vajalikkust siis hinnata. See sõltub töökeskkonnast, see sõltub sellest seadmest, mida kasutatakse. Seadmete kohta väga palju või enamuse info saab tegelikult seadme kohta valmistaja antud kasutusjuhendiks. Et üldiselt on ikkagi see, et kui on olemas terviserisk, ehk et kui on oht sattuda tööõnnetusse, kui on oht haigestuda, siis tuleb see ohutusjuhend töövahendi kasutamiseks või tehtava töö kohta koostada. Mis on need välistused? Sisuliselt ma ütleks, et midagi ei muutunud, sest et ka siiamaani tegelikult ei koostatud ju ohutusjuhendit pastaka kasutamiseks, sirkli kasutamiseks, klammerdaja kasutamiseks, vajakinnaste kasutamiseks, mikrolaineahju kasutamisel. Et seda ei tehtud ka siiani ja seda ei ole vaja teha ka edaspidi. Aga minnes edasi, mis näiteks on küsimusi palju võib tekitada see, et kas kuvariga töötamiseks on vaja koostada ohutusjuhend. Jah, on vajalik, sest kuvari puhul ei ole kõige suurem probleem see, et see kuvar kukub inimesele jala peale, vaid pigem tekivad terviseprobleemid töötajale sellest, et see töötamiskoht ei ole kujundatud sobivaks, töötaja istub kuidagi kõveras, hoiab oma kätt pinges, hoiab kaela pinges.
ja selleks, et ta saaks neid pika aja vältel tekkivaid tervisekahjustusi vältida, siis on tal oluline teada, kuidas seda töökohta sobivalt seada, kuidas sättida tooli, kuidas võimalusel sättida lauda, kuhu panna kuvar, kuidas seda töökohta üldse kujundada. Ja teiseks ka see info töötajale, et sülearvuti ei ole mõeldud pikaajaliseks töötamiseks ilma abivahenditeta. Ehk et kui on eraldasev klaviatuur ja hiir, siis ja saab kuvari kõrgust muuta, siis on võimalik sülearvutit kasutada, aga ainult sülearvutit, siis pikaajaliseks tööks kasutada ei ole sobilik. Ja kui me läheme edasi, siis masinate ja seadmete osas tegelikult ei muutu mitte midagi. Kui me räägime ketaslõikurist, kui me räägime formaatsaest, kui me räägime tõstukist, siis kui me räägime ka muruniidukist näiteks, siis kindlasti säilib tööandjal juhendamise kohustus. Et siin võib tekkida see küsimus, et muruniiduk, et me kasutame muruniidukit ju igapäevaselt, et mis seal siis nüüd juhendada on. Siis mina näiteks ei ole mitte meetritki oma elus kasutanud muruniidukit. Küll aga olen ma päris palju sõitnud murutraktoriga. Et muruniiduki osas ma kindlasti vajan juhendamist ja muruniiduk on hoolimata sellest, et inimesed seda ka kodus väga palju kasutavad, siis see on asi, millega juhtub ka tegelikult paraku päris palju õnnetusi ja paljud nendest õnnetustest on rasked. Ehk et juhendamise osas kokkuvõtlikult midagi ei muutunud. Te saate edasi minna selle samade juhenditega, mis teil täna on. Mida ma küll juhendamise osas väga soovitan ja see ei ole üldse sellest muudatusest. Pigem oleneb või tuleneb see tähelepanek meie praktikast, et vaadake üle need ohutusjuhendid, mis teil olemas on. Lugege need ohutusjuhendid mõttega läbi. Et kui need ohutusjuhendid on koostatud ka aastal 1999, siis ilmselt on maailm meie ümber ikkagi nii palju muutunud, et need ohutusjuhendid vajavad muutmist kas või sõnastuse osas, kas või selles osas, et seal räägitakse veel töötajate distsiplinaarvastutuse seadusest, mis iganes kasutatakse selliseid termineid, mida tänapäeval enam ei kasutata, millest tegelikult inimesed ei pruugigi aru saada, et elektriseadmeid kasutades jälgige elektriekspluatatsiooni nõudeid. See tegelikult ei ütle inimesele väga midagi. See lause on juhendis olemas, aga ta tegelikult inimene ei saa teada, mida ta tegema peab. Aga minu slaidid said sellega otsa.